Tere taas siit Triobeti jalgpallistuudiost ja tuleb tunnistada, et seekord on jalgpallistuudio vähe erilisem kui muidu, sest selleks on kaks põhjust. Üks on see, et Eesti koondis mängib ja me räägime esimest korda Eesti koondisest ja teine on see, et me ei ole päriselt stuudios paksude kivimüüride vahel, vaid oleme tulnud õue looduse rüppe. Nii on jah, oleme päris kaugel maal, aga Eesti koondise mäng on piisavalt tähtis, et sellest ikkagi eraldi rääkida ja seda nüüd hetke pärast kohe teeme. Niisiis, Eesti koondis esimene mäng peatreener Martin Reimi juhendamisel ja vastaseks on Gibraltar. Martin Reim ise kohe pärast seda, kui ta koondise peatreeneriks sai, tunnistas, et võib-olla ei olegi Gibraltariga nii hea mängida kodus, sest ainult ühte tulemust nüüd oodatakse ja see on võit. Me teame, mismoodi me alustasime häbiväärse kaotusega 0-5 Bosniale. Selle peale ei taha isegi mitte mõelda. No selge see, Reimi jaoks ei ole lihtne olukord, sest ükskõik, kes vastu oleks olnud, kõigi vastu oleks praegu eeldatud, et selline klassikaline uue treeneri tulek annab meestele uue boosti ja võidetakse. Nüüd on põhimõtteliselt ainult võimalik kaotada, sest vastas on maailma kõige väiksem jalgpalliriik Gibraltar ja olgem ausad, Eestil ei ole Gibraltariga väga head kogemused, eriti kui mõelda kas või hiljutise klubihooaja peale. Nii oli, FC Flora siis Norbert Hurda juhendamisel kaotas edasipääsu Gibraltari meeskonna vastu, kellest tuleb koondisesse enim mängijaid, 8 on neid sinna kutsutud, see on nii keeruline. Lincoln Red Imps. Lincoln Red Imps on siis see meeskond, kes on selle koondise baasmeeskond ja selles mõttes on Eesti Gibraltari mäng ka Gibraltari jalgpalli ajaloos tähtis. Ühegi teise meeskonnaga ei ole Gibraltar kunagi varem nii palju mänginud kui nüüd Eestiga. See on nende jaoks 3. omavaheline kohtumine ja ühegi teise koondisega Gibraltar kunagi nii palju mänginud ei ole. 2 esimest mängu Gibraltariga Eesti mängis 2014 aasta, ühe võitis ja ühe oskas mängida viiki. Aga ma küsin su käest lihtsalt niimoodi, et kas see Pärsoni nagu selline, kuidas ma ütlen, vaim on tänaseks meie koondisest kadunud? Me ei tea, ilmselgelt saab Reim nende poistega parema kontakti, kui seda tegi rootslane oma 3 aasta jooksul. Ja poistega ma pean silmas siis ka seda vene keelt rääkivat seltskonda, keda ikkagi koondises on päris palju ja kelle mäng ja just nimelt see mängulust või see emotsioon on väga tähtis koondise õnnestumise kohalt. Nii et ma arvan, et seal oli jalgpallijuhtidel nagu õige otsus panna Martin Reim selleks nii-öelda vahetreeneriks, ma ei tea, kas seda on kuidagi nagu defineeritud ka vahe või järjekordne mingisugune pontoonsild, aga ilmselt ta saab need poisid mängima ja see nüüd Gibraltari vastu lihtsalt ei tohi väristada, see ei tohi nagu poistele vastu töötama hakata. Et ma usun, et Reim tegelikult suudab poistele selgeks teha küll, et Pärsoni ajad on möödas, nüüd on vaja natukene ennast uuesti kokku võtta, põhimõtteliselt selline klassikaline restart on vaja teha. 3 meie koondise mängijat, Vassiljev, Mošnikov, Purje, esimesed treeningud koondisega tegid eraldi, aga ilmselt nad on ikkagi rivis ja nagu Reim on ka öelnud, et kõik mehed, kes on rivis, kes on terved, need on ka nii-öelda saavad võimaluse proovida, et nad arvatakse koosseisu, ühtegi poolvigast meest koondisesse ei võeta. Me ootame väravat. Gibraltaril on värav sellest valiktsüklis löödud. Nad kaotasid Kreekale 1-4 ja olid ikkagi vahepeal seisus 1-1. Nad olid mängus sees vähemalt skoori järgi. Nad said nad lasid endal lüüa väravad esimese poole viimase paari minutiga. Ehk et nad olid 1-1 seisu said umbes pool tunni peal ja siis põhimõtteliselt selle 4-1 kaotuse, 1-4 kaotuse ehitasid endale ise kõigepealt oma värava ja siis esimese poole viimaste minutite väravatest. Nii et ma arvan, et küll nendel meestel on ka tuhhi ja tahtmist ja kui nad üldse vaatavad ja kodus praegu võib-olla diione peal istudes mõtlevad, et kus need punktid võiks tulla, siis ma pakun, et Eesti on nende listis päris kõrgel kohal. Et kui sa rääkisid, et mida Martin Reim ise ütles ja mida on siin räägitud peale seda treeneri vahetust, siis tuli mul meelde ka, et pool kogemata rääkisin mõni päev tagasi Janno Kivisillaga ja Janno ütles, et ega ka Gibraltari kohta ei ole väga lihtne teha uurimistööd, et seal oli mehi, kes on nagu meie Tihon Šišov, et on ainult, et mehed mängivadki ainult koondises, klubi meestel ei ole, sest ei jõua tuletõrje töö kõrvalt. Jah, sa ei saa töölt ära muidugi ainult koondise mängudeks, et seal on tõepoolest, seal on neid
politseinikke, taksojuhte, dislereid, nagu ikka alati on ette loetud, neid on tulemas Eestisse, nii et kes tahavad minna vaatama tõeliselt selliseid mõnusaid amatöörmängijaid, siis Gibraltar neid meile pakub. Seal on ka mõned sellised mehed, kes mängivad Inglismaal sellistest täiesti mingites erinevates divisjoni meeskondades. Me tõesti ei hakka pikemalt nendele peatuma, sest et need meeskonnad ei ütle mitte midagi. Põhimõtteliselt Gibraltari meeskonnast me peaksime jagu saama, aga me peame nüüd tegema ära oma ennustuse. No nii, ennustamise kord ja seekord me lihtsalt ei hakka ennustama, kes võidab, kes kaotab, kuna see oleks natukene võib-olla liiga lihtne. Ma ikkagi lähen seda teed, et ma arvan, et see koondis tuleb praegu, arvestades, et mehed, kes mängivad meie koondises, mängivad ikkagi nüüd Euroopas. 23 meest kutsuti 18 erinevast klubist. Enamik neist saavad oma klubides ka mänguaega päris korralikult ja enamikel on ikkagi natukene vaja pärast seda Bosnia mängu näidata, et nad ikkagi väärivad seda Eesti koondise särki. Ja ennustus on lihtne. Eesti võidab selle mängu vähemalt rohkem kui 2 väravaga, ehk siis 3 väravaga. Väga tubli. Mina ka usun, et Eesti võidab ja seepärast tõepoolest me siin võit-kaotusviik formaati tegema ei hakanud. Aga et natukenegi sulle oponeerida või mitte oponeerida otseselt, aga et põnevamaks teha. Mina ennustan, et Eestile lüüakse vähemalt 1 värav. Ehk et anna andeks Miki, aga ma arvan, et 1 tuleb selja tagant välja korjata. Kunagi, kui Reim sai siin mõni aeg tagasi peatreeneriks ja teatas, et Tarmo Neemelo on kutsutud koondisesse, siis ta viskas üle sellise huulte sellise lause, et ma loodan, et Neemelod ei ole vaja kasutada. Siis parandas, et mitte selles mõttes kasutada, et teda oleks vaja nagu mängu päästma. Ma arvan ka, et teda ei ole vaja mängu päästma, aga ma loodan, et Neemelo saab väljakule ja ikkagi on target mäng, kelle pealt ka 1 tuleb ära. Aga ennustus jääb samaks, et Eesti võidab vähemalt 3 värava selle mängu. Jääme seda mängu ootama ja kohtume taas Triobeti stuudiost juba siis paksude kiviseinte vahelt.